ja on koos Jumalat ülistama, ütlesin selle ära nüüd. Aga on tore, et te olete meiega ühinenud kuskil neti teel. Me ei tea, palju teid seal on, aga me usume, et on. Ja tänu Jumalale. Nii et kuuleme nüüd teated. Meil on täna mõned teated ka, mis kindlasti peab ütlema edasi, et oleks informatsiooni ka edastatud ja Romka tuleb ütleb. Üks, 2. Teres kõigile, kes vaatavad meid kuskilt netiteelt või raadiost kuulavad pärast järgi või. Mul on niisugune tunne, et kui mõtlesin selle peale, kui see teade tuli, nagu, et ei või koos olla niimoodi, et tühjad saalid, kõik tulevad netiteel, siis mul tuli meelde, kui meil oli see saal väike, siin veel sein oli ees ja ma pidin esimest korda elus jutustama. Ma mäletan, kas pastorid läksid ära kuskil, igast kõik olid, Valdo Helme olid ka veel abipastorid, kõik olid kuidagi ära nagu. Ja siis ma nii värisesin, aga ma nii väga tahtsin ka nagu jutustada. Et mul oli vist nagu suke sõna Jumalast, siis ma tulin ja ma 2 päeva järjest jutustasin tühjale saalile. Ma tulin, täitsa tühi saal ja ma rääkisin, siuke sama tunnen praegu, aga ei ole nii, sest nüüd on vähemalt internet ja saab vaadata ja kuulata. Aga siis siuksed teated, et meil on kriisiolukord Eesti riigis ja kõik koosolekud, koosolemised, kooskäimised on ära keelatud, koolid on kinni ja ka netiteel kuidagi õpivad ja lapsed ja siis jah, et praegusega on kuni aprilli lõpuni nagu on see siuke olukord meil. See vist esimest korda üldse Eesti ajaloos, nagu, et siuke väga karm märk. Aga teated on meil ikkagi sellised, et kolmapäeviti me ikka palvetame. Et ärge jätke palvetamised ära, palvetamist, palve läbi Jumal liigutab. Kui kuskil kodus käite koos, palvedake gruppides, et see, mina mõtlesin selle peale, et see koronaviirus on kuidagi nii, siuke paanika on praegu. Ma ei ole kunagi kuulnud veel, et oleks nagu, minu mälus, nagu minu elu jooksul, et midagi siukest nii paanilist nagu olnud nagu. Inimesed ostavad kokku, et ma töötan ka nagu toiduettevõttes, meil läksid 4-kordsed numbrid, et jõulude aeg ja aastavahetusel ka ei ostetud nii palju leiba saia kokku kui praegu. Et see on kuidagi nii hull nagu asi on praegu. Aga mina usun, et nagu, kui ma loen piiblit, et Jeesus võitis kõik haigused. Et see veretõbine naine tuli ja ta puudutas Jeesust ja ta sai terveks. Sellel ajal üks laps suri ära, laps ärkas ellu. Et me ei pea kartma, sest meie Jumal on vägev Jumal. Ma loen ka laul 91. Jumal kaitseb omi. Kes kõige kõrgema kaitse all elab, see ja alati kõige väälisema varju all viibib, see ütleb Jehoovale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus ja mu Jumal, kelle peale ma loodan, sest ta kisub mind välja linnupüüdja paelost hukkava katku käest. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitseriist. Ei saa siis karda ööhirmu ega noolt, mis päeval lendab, ei katku, mis ründab pilkeses pimeduses, ei tõbe, mis laastab lõuna ajal. Langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt, sinu külge see ei puutu. Ja sa vaatled oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele. Sest sina, Jehoova, oled mu varjupaik, kõige kõrgema oled sina, mu hing, võtnud oma eluasemeks. Ei taba õnnetus sind, ei lähene häda su telgile, sest ta annab oma inglitele sinu päralt käsu, sind hoida kõigis su teedel. Kätel nad kannavad sind ja et sa oma jalga ei tõukaks vastu kivi. Sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõukoored ja lohed sa lömastad. Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema, ma ütlen tema, ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nimel, sest ta tunneb minu nime. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma õnnistust.
me üks noortekas rääkisime noortega ka veel, lugesime laul 21, see räägib ka, et kuidas Jumal teeb, Taaveti laul oli, kuidas Jumal teeb teda vägevaks ja õnnistuseks. See oli sellel ajal, kui Taavet oli kõige tagaotsitavam mees. Ta oli üksinda, ta oli pagenduses, kõik ajasid teda taga, aga ta lootis Jumala peale ja see kõik läks täide. Jumal tegi teda paljudele rahvastele õnnistuseks. Et sina ka, kui sa loodad Jehova peale, sa ei pea kartma. Sa ei pea kartma ja hirmus paanitsema. Aga mõned teated on meil veel, et siis järgmine pühapäev kell 11 on meil külalised, netikülalised. See kõlab nii tobedalt, aga meil on need külalised tulemas ja vaatame. Ja siis meil on ka nagu kuu lõpus on käesirutus, nagu iga kuu viimane on plaanitud käesirutus, aga siis järgmine pühapäev me ütleme täpselt, äkki olukord laabub või vaibub või et järgmine pühapäev me anname täpselt instruktsioonid siis, mis toimub ja kuidas see toimub kõik, kui toimub. Aga olgu, pastor Neemo, tule räägi neti teel. Ei tea, kas nüüd peaks ütlema netipastor või? Uued igasugused nimetused on olemas ja netipastor ja tänavapastor ja ma ei tea, mis kõik veel on olemas, aga ma arvan, et ma olen ikka Türi koguduse pastor. Ja me usume, et see asi ei kesta igavesti. Kui kõik alustavad, kui sa vaatad mingid uudised või midagi, siis kõik alustavad alati mitte koroona. Et ma nägin, netis on nii palju naljakaid pilte, et inimestel ikka see, mis on hirmuks, nad üritavad seda kuidagi keerata naljaks, et siis on seda kuidagi kergem taluda ja vastu võtta. Ja keegi oli siis koroona laua pannud lõkkesse ja põletas selle ära ja kirjutas sinna alla, et ei võtta üleliigseid riske. Ja nii edasi. Te teate WC-paberi naljadest. Ja ma ei hakka seda kõik rääkima, aga ma olen mõelnud selle olukorra peale tõesti, nagu Romka ütles ka siin eespool, et sellist olukorda ei ole mitte olnud, seda ei ole kunagi olnud. Maailma ajaloos ei ole seda kunagi olnud. Seda ei ole kunagi ülemaailmset sellist blokaadi tehtud, kus riigid sulgevad ära oma piirid. Olete võib-olla kuulnud, et Eestisse ei saa mitte keegi enam sisse, mitte ainult Poolasse, nagu eile tuli uudis ja nii edasi. Uudised vahetuvad põhimõtteliselt tundidega, mitte ainult päevadega, sest me oleme ka siin täna, me ei tea öelda, mis järgmine pühapäev toimub. Võib-olla on juba kõik korras ja te istute siin pingis, võib-olla mitte, aga me peame lihtsalt olema sellel ajal hästi antennid üleval ja ärkvel nagu selles mõttes ka. Ja see on üks selline huvitav aeg, et paljud küsivad, et mis toimub maailmas, mida piibel sellest räägib, kas Jumalal on midagi selle kohta öelda, mis on koguduse sõnum kogu selle loo peale. Ma peaksin ütlema võib-olla paar asja. Esiteks see, et tegelikult piiblil on väga palju öelda selle kohta, mis täna toimub. Oi, aitäh, nägid, veekandja ikka on olemas veel. Et piibel räägib sellest, et viimasel ajal tulevad sellised asjad. See on üks asi, mida on ette profeteeritud. Just keegi siin tõi uudistes välja, et üks Eesti siis nii-öelda posi ja sosi ja mana ja soolapuhu ja kuidas iganes nimetad neid, oli ka ennustanud ette seda, et see tuleb. Ma alati loen sellised asju, ma mõtlen, et see on nagu kaklus peale rusikatega või ehkimine peale kaklust. Et huvita, et seda siis nagu ennem ei räägitud, et tema profeteeris seda ette. Et alles siis, kui see juba on tulnud, siis öeldakse. Et näed, tema profeteeris ka seda ette. Aga sõbrad, piibel on rääkinud meile juba tuhandeid aastat seda, et tulevad lõpuajal sellised sündmused ja olukorrad üle maailma ja Jeesus kõneles 2000 aastat tagasi. Ta ütles, et viimasel ajal on inimestel ahastus. Ja see ahastus, see võtab võimust inimeste üle. See hirmutab inimesi. Eelmisel pühapäeval, see on huvitav, ma ei mõelnud küll selle peale, kui ma rääkisin jutluse hirmust. Ja hirm on see, mis tegelikult on tänapäeval väga paljuski vallanud maailma ja inimesi. Eriti neid inimesi, kes ei tunne Jumalat. Ma arvan, et need, kes me täna tunneme Jumalat, meid ei peaks valdama hirm, vaid meid peaks valdama rahu. Piibel ütleb niiviisi, et oma rahu ma annan teile. Ja rahu, mis on ülemõistmisest.
Sellepärast, et ma ei tea, kui sa oled kristlane, sa elad oma elu ainult selle elu pikkuse perspektiivis. Sa mõtled selle peale, kuidas sa oma elu saad elatud ja siis hästi elatud ja kõik oleks hästi. Aga kui sa elad igaviku perspektiivist, nagu me kristlastena peaksime elama, siis sa mõistad seda, et Jumal on midagi palju paremat meile selle elu järele valmistanud. Halleluuja! Kui sa peaksidki surema, mis siis? See mõte võib-olla on natuke selline uus paljudele. Me ei mõtle surma peale, me ei taha siit lahkuda, me tahame elada siin maa peal. Aga teate, Jumal ütleb nii, et midagi palju paremat on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Esiteks on see hea põhjus mõelda selle peale, et kui sa peaksidki surema, siis sinuga juhtub mitte midagi, sa lähed palju paremasse kohta. See on ainuke asi, mis sinuga juhtub. Aga teiseks, Jumal on tõotanud meid kristlastena hoida ja kaitsta. Ta on tõotanud, nagu me eelmine pühapäev rääkisime ja täna ka kuulsime seda kirja kohta, oma tiiva sulgedega ta kaitseb sind ja see on Jumala tõotus. Ja sõbrad, Jumala tõotused on selle jaoks meile antud, et me hoiaksime nendest kinni. Nüüd järgmisena me teeme ühe huvitava asja, mida me kunagi ei ole teinud. Ja me teeme netikorjanduse. Ma ei saa teile lasta ämbrit ringi käima seal, kus te olete, aga me paneme praegu koguduse pangaarvet siia üles seina peale, leiad sa selle slaidi seal ilusasti. Ja mida me teeme, kui sa oled praegu oma kodus, siis Türi koguduse inimesed, kes te siin käite ja täna te olete kaamerate taga seal või ekraanide taga, me oleme siinpool kaameraid, me võtame korjanduse praegu. Ja võib-olla mõnda aega me peamegi nii võtma korjandust. Ma ei tea. Jumal teab seda üksi, kui kaua see kestab ja kui kaua me peame selliselt siis eksisteerima. Aga enne kui me selle korjanduse võtame, ma tahan sulle rääkida ühe julgustava tunnistuse. Vaadake, kui sellised asjad juhtuvad, kui tulevad sellised katkud, me nimetaksime seda katkuks, midagi, mis hävitab ja laastab ja tekitab väga palju segadust ja kartust ja hirmu maailmas, siis sellega koos langeb ka majanduslik olukord, kui sa paned tähele seda. Kõik pannakse ju kinni ja midagi ei toimi. Peale toidupoe varsti ei toimi enam midagi. Ja kõik ärid, kõik firmad, kõik ettevõtted, kõik tootjad, kõik vahendajad, müüjad, mis iganes, nendel ei lähe hästi. Ma räägin nüüd loomulikus olukorras. Aga teate, mida mina usun ja ma julgustan sind, armas sõber, uskuma ühte asja. Usu seda, et see, mis praegu on tulnud, see olukord, et see tuleb sulle kasuks. Võib-olla see on uus mõte. Me täna mõtleme niiviisi, et oi Jumal, aita, et see mulle kahjuks ei tuleks. Ei, ma julgustan sind, sõber, sirutama välja ja ütlema, Jumal, ma usun, et sa keerad selle jama, mis praegu on maailmas. Sa keerad selle mulle kasuks. Sa ütled, kuidas see võib mulle juhtuda, ma ei tea. Las ma räägin sulle väikse tunnistuse. Te teate kõik, me teeme Iisraeli reise, eks ole, ja meil oli kevadel plaanitud 3 reisi. Lennupiletid olid ostetud, hotellid olid bronnitud, autod, kõik oli tehtud. Ja nüüd ühtäkki tuli uudis. Iisrael sulges riigi, sisse ei saa. Üks lennukompanii tühistas lennud, nii et sellega oli korras, aga üks ei tühistanud. Ja tead, ma tean, mida see tähendab. Kui ta ei tühista ja sa ei lähe sinna lennule, siis ilmselt sa kaotad selle raha. Aga tead, mul kuidagi Jumala vaim nagu tõstis südames üles selle, et tunnista, et Jumal toob selle sulle kasuks. Inimlikult mõttes sa mõtled, kui ma selle rahagi tagasi saaksin, kui ma nulli saaksin, et see oleks juba wow, halleluja, suur ime. Aga tead, mul kuidagi tõusis südames, et ei, tunnista, et see tuleb sulle kasuks. Ja ma tunnistasin, ütlen, Jumal, ma tänan, et sina teed meie ees tee vabaks. Meid ei sega see jama, mis on maailmas, ja sa keerad selle meile kasuks. Võib-olla see on selline imelik uskumine. Aga tead, mis juhtus? Eile tuli mulle e-mail sellelt lennukompaniilt, kes ei tühistanud ja ei tühistanud. Tuleb e-mail, selline väga kena e-mail ja seal on kirjutatud nii, et tead,
me siis ikkagi otsustame tühistada selle reisi ja kuna me oleme teinud teile ebamugavusi, siis me maksame teile tagasi need piletid 120%. 120%. Ja mul tuli meelde see, mis ma olin tunnistanud üks päev, et Jumal, see tuleb mulle kasuks. Ja teate, sõbrad, ma tahan teile tunnistama, ma tahan selle tunnistusega sind julgustada, ütlema, Jumal, see koroonaviiruse epideemia ja puhang, see tuleb mulle kasuks. See tuleb mulle kasuks. Noh, kasuks see tuleb meile nagunii, kui me hoiame Jumalast kinni. Juba selles mõttes, et meie usaldus Jumala vastu kasvab. Aga nüüd siis, kus need arved kadusid, pane tagasi need arved. Kui sa tahad täna annetada Jumalariigi töösse, Türi Kristlik Miksoni kogudusse, siis siin on arved ja kui sa seda veel teinud ei ole, kui sa juba arvuti taga oled, siis sa võid minna oma panganetti, valida sealt oma panga ja teha ühe annetuse. Ja tead, me praegu palvetame selle annetuse üle, mida sa annetad. Ja me palvetame ühe palve, et Jumal annab sulle selle tagasi. Ütle mulle mitmekordselt sina julgeksid palvetada. Vahest me ütleme, Jumal, kui ma sellegi tagasi saaksin, mida ma praegu ära annan. Sa saad täpselt nii palju, kui sa usud. Lesknaine, kellele prohvet ütles, et mine ja kogu astjaid linna pealt. Nii palju, et ütles, ära kogu neid vähe. Ja tead, nii palju, kui see lesknaine, see mõõt, mida tema uskus, mida ta sai. Ta sai täpselt nii palju, kui ta uskus. Ja armsad sõbrad, ma tahan teile öelda ühe Jumala seaduse täna. Nii palju, kui on sinu mõõt. Milline on sinu mõõt? Jeesus ütles, et selle sama mõõduga mõõdetakse teile tagasi. Ja ma tahan sulle julgustada, nii nagu prohvet Eelia ütles selle naisele, ja mitte vähe. Ärgu olgu sinu mõõt vähe. Usu Jumalat. Kui palju kordselt sa suudad uskuda? 10-kordselt? No alla 10 ära kindlasti usu. See on usu raiskamine. Usu vähemalt 10 korda. Ma julgustan sind uskuma 100 või 1000-kordselt. Sellepärast, et Jumal tõotab meile anda ühe hea ja tuubitud ja raputatud mõõtu. Vaadake, nendel 3 tõotusel ei ole olemas mingit mõõdet, mingit protsenti, aga see on jäetud lahti sinule ja minule uskuda nii palju, kui me usume Jumalat. Kui sa suudad uskuda täna 10-kordselt, siis ütle, Jumal, ma usun, et sa tood mulle 10-kordselt, mis ma annan sinule. Kui sa suudad uskuda 100-kordselt, siis ütle, Jumal, ma tänan sind, et see tuleb minu sülle ja rüppe 100-kordselt. Aga kui sa arvad seda, et võiks rohkem uskuda, siis sa võid uskuda 1000-kordselt. No see on vist liiga palju. Ei ole palju. See võib olla sinu ja minu mõttes palju, aga Jumala jaoks ei ole palju. Kui sa suudad täna uskuda 1000-kordselt, siis ütle, Jumal, ma usun, et sa tood mulle selle tagasi 1000-kordselt. Nüüd, kui sa annad ainult 1 euro või 2 eurot, siis see on ikkagi päris palju, kui sa usud 1000-kordselt, on ju? Amen. Aga ma tänan sind, isa, igaühe ees, kes annab ja õnnistab, vaatamata sellele ajale, mis on raske. Ja isa, me teame, et kui väga paljud inimesed hakkavad mõtlema, nii nagu tavalised ja maised inimesed, nad mõtlevad, et on raske aeg ja kes teab, mis saab ja ma pean raha säästma. Isa, me täname, et sa oled see sama, olgu see aeg kerge, olgu see aeg lihtne, olgu see aeg keeruline, mis iganes aeg ei ole. Jumal, sina ei sõltu aegadest. Kas on masu või on see epideemia aeg või on see sõjaaeg või mis iganes, sa oled see sama Jumal. Eile, täna ja igavesti ja igal ajal ja meie kasuks. Tänu sulle, isa, me lihtsalt usume sind, me täname sind ja me anname sulle ja me teeme seda rõõmsa südamega ja tänutundega sinu vastu, kes oled meile andnud nii palju enam, kui me kunagi suudaksime arvata. Tänu sulle, isa, Jeesuse nimel. Ja kui sa usud seda, siis ütle aamen. Halleluja. Halleluja. Nii. Ma rääkisin koroonaviirusest. Kas sa tead, armas sõber, ma tahan sulle rääkida veel ühest viirusest natukene. Mitte pikalt. Liiga palju juba räägitakse viirustest. Aga on olemas üks palju hullem viirus, mis on liikumas ringi. Koroonaviirus on sellega võrreldes poisikene. Ja see viirus tapab. Ja see viirus tapab kindlasti. Mitte ainult neid, kellel on nõrk immuniteet või nõrgad või vanad. See tapab kõiki. See tapab noori, see tapab lapsi, see tapab vanureid.
kindel surm, 100% surm on sellel viirusel. Ja see liigub ringi. Ja kas sa tead, et sellesse viirusesse on nakatatud üle maailma miljonid inimesed? See on väga paha viirus. Ja tead, kui ma käin ringi, siis ma olen hämbingus sellest, et paljud inimesed üldse ei karda seda viirust. Me kardame koroonaviirust. Sellepärast, et seal mõni protsent on, kus inimesed võivad surra ka. No tänu Jumalale Eestis ei ole ühtegi inimest, kes oleks veel selle epideemia pärast surnud, sest need kõik on kerged juhused, mis on Eestis. Et sõbrad, üks põhjus ka, et tänada Jumalat on siin. Aga ma tahan rääkida sulle sellest viirusest. Ja see viirus on väga nakkav. See viirus on väga nakkav. Ja teate, me ei karda seda viirust. Inimesed ei karda seda viirust. Jeesus ütles ühes kohas väga huvitava lause, ta ütles niiviisi, Luuka 12.4, aga ma ütlen teile kui oma sõpradele, ärge kartke neid, kes tapavad ihu ja pärast seda ei saa rohkem midagi teha. Koroonaviirus, mis iganes haigus, mis iganes olukord, mis võib sind tappa, aga pärast seda ei saa enam mitte midagi teha. Ja see on paha. See on kohutav, kui inimesed lahkuvad siit elust. Aga teate, mida Jeesus ütles? Ta ütles Isalm 5, aga ma näitan teile veel, keda tuleb karta. Nüüd antennid püsti. Jeesus ütleb, keda tuleb teil karta. Rohkem kui mis iganes viirust või olukorda, mis sind võib tappa maa peal. Ta ütleb, kellel on meelevalt pärast tapmist heita põrgusse. Ja teate, mis asi see on, mis heidab meid põrgusse? See ei ole Jumal, kes heidab meid põrgusse. See ei ole kurat, kes heidab meid põrgusse. Vaid see, mis meid põrgusse viib igavesse hukatusse. See on üks viirus, mis on eesti keeles 4 tähega, see on patt. Hämmastav asi, et kui me peseme, meid õpetatakse täna käsi pesema. Oled sa juba tead, kuidas pesta käsi või? Oled sa õppinud ära seda? Kätepesu. Keegi ütles, et kui pesemine jätkub samas tempos, siis Tallinnas saab Ülemiste järv tühjaks varsti. Kõik pesevad oma käsi. Me õpime desinfitseerima igasuguste vahenditega, mis haisevad ja peseme ennast ja kaitseme ennast ja paneme maskid ette ja kõik. Hämmastav asi, kui me sama palju kardaksime seda viirust, mis kindlasti tapab. Ja mitte ainult siin maa peal, vaid ta tapab sind igaveseks. Patt tapab. Ja see on julge sõnum. See on Rooma kiri 6.23, sest patu palk on surm. Teate, me desinfitseerime oma käsi. Kui vähesed inimesed tunnevad muret selle üle, et minu elus on patt, ma peaksin sellest vabanema, puhtaks saama. Teate, täna on hea uudis. On olemas üks vahend, mis desinfitseerib sind puhtaks kõigest patust. Ja see on Jeesuse veri. Võta hoolt selle eest, et sa oleksid seespidiselt selle viiruse eest desinfitseeritud ja kaitstud. Võta hoolt selle eest, et sa ei reisiks piirkondadesse, kus see viirus sind nakkab. Ja me ei lähe Itaaliasse kindlasti mitte täna, mitte keegi, ükski hull ei lähe sinna isegi. Aga ometi meie maa peal elades, me läheme nendesse piirkondadesse, kus meid nakkab see viirus, kus on hästi palju seda. Me läheme olukordadesse julgelt teadmisega, et seal me võime saada nakatuda sellest, aga me läheme ikka, me ei karda. Sõbrad, ma tahan teile täna öelda selle viiruse olukorra valguses täna, et on palju hullem kui koroonaviirus. Ja see on patt. Võta hoolt selle eest, et sa saaksid desinfitseeritud, isoleeritud. Me isoleerime täna. Terveid riiki isoleeritakse. Aga teate, Jeesus ütles, et mine oma kambrisse ja sule uks. On aegu, kus sa pead olema isoleeritud oma palvekambrisse, palvetama Jumala poole, hüüdma appi teda oma ahastuse tunnil, rasketel aegadel. Amen. Aga see ei olnud tegelikult minu jutlus, see oli tasuta. Nii et ma räägin sulle täna tegelikult, minu sõnum on natuke rääkida sulle meie võitudest ja meie elu kaotustest. Vaadake, tänapäeva elu on selline huvitav, kui me võrdleksime elu sirgjoonega, et elu algab mingis punktis ja sirgjoones samamoodi läheb kuskile lõpp-punkti, siis tegelikult see elu ei ole sirgjoon. Kui sa oled juba tähele pannud, kui sa oled natuke aega elanud siin maa peal, siis sa oled märganud seda, et elu on pigemini kõverik.
mis käib üles-alla. Ehk teiste sõnadega, meie elus on erinevaid aegu, on olemas tõesti neid imelisi võitude aegu, kus me kogeme võite, kus me kogeme edu, läbimurdeid, kus me kogeme õnne, kui väljendada meie eestikeelsete sõnadega ja väljendustega ja me tahaksime, et meie elu jääks kuidagi kui me oleme jõudnud sellesse heasse kohta, me tahame, et see võiks jätkuda ja ollagi nii ja me võiksime olla õnnelikud. Aga teate, sõbrad, see ei jää nii. Keegi siin rääkis, Romka vist rääkis üks pühapäev hästi hea mõte, et keegi pani külmkapi peale ühe sildi, aga see ei jää nii. See tähendab seda, et kui sul on täna raske aeg, siis see ei jää nii. Ja kui sul on kerge aeg, võib-olla siis see kõlab natukene negatiivsemalt, see ka ei jää nii. Miks? Sellepärast, et tulevad teistsugused ajad, kui on täna. Täna me oleme siin, meil on siin köied ees, kogudus on suletud. Aga see ei jää nii. Halleluja, tänu Jumalale. Ja kui on kõik hästi, ruum on täis inimesi, kõik on õnnelikud, kõik naudivad vabadust, siis ei tahaks küll seda lauset kuidagi öelda, et see ei jää nii. Aga kui me räägime täna natukene inimestest, vaadake, siin elus filmitööstus ja kirjandus ja paljud valdkonnad veel siin elus, nad üritavad luua meile selliseid superkangelasi. No, Batman, Superman, Catwoman, kui palju neid kõik ei ole. Eelmisel nädalal üks superkangelane, kelle nimi on Chuck Norris, võib-olla olete kuulnud sellisest mehest, sai 80-aastaseks ja Chuck Norris, sest on tehtud selline superkangelane, kui sa vaatad tema filme, mulle eriti need filmid ei meeldi, sellepärast, et see kuidagi on natukene, kui sa natuke aega, võib-olla kui sa oled selline 8-9 aastane, siis sulle meeldib selline rusikakangeline, kes annab kõikidele pahadele peksa. Ja see kuidagi meeldib meile, eks ole, ja kunagi tema ei saa peksa, ta annab kõigile peksa. Ja ükskõik, kas tuleb seal 100 inimest talle kallale või nagu Simpsonile tuli, terve filistide armee, ta andis kõigile molli. Vahet ei ole. Ja teate, Chuck Norrisest on väga huvitavaid lauseid olemas. Temast on tehtud superkangelane. Kangelane, kes kunagi ei kaota, kes alati võidab, kes alati on tugev ja särav ja alati on tema võidumees. Ja Chuck Norrisest on ma ei tea, kuidas on ka leitud üles selline huvitav nišš, et selliseid laused, mis on nagu keeratud üle vindi, ütleme selles mõttes, aga toob välja selle iroonia, kuidas me vahest heroiseerime inimesi. Nüüd, ma võib-olla mõned loen, neid on hästi palju, me võiks terve koosolek neid lugeda. Kord hammustas kobra Chuck Norrist, kannast kinni ja 5 päeva pärast suri kobra ära hirmsate valude pärast. Ma ei tea, kui see sulle on naljakas. Kui Chuck Norris hakib sibulaid, siis sibulad nutavad. Okei. Kui Chuck Norris mängib Monopoli, siis see mõjutab kogu maailma majandust. No, see on superkangelane, eks ole. Koroonaviirus peab saama Chuck Norrise vaktsiini. Võib-olla päevakohane. Need on sellised sügavamõttelised, vahest ei jõua hästi kohale. Kui Chuck Norris näiteks tahab süüa mett või saada mett, siis ta närib mesilasi. Minu arust kõige naljakam on see ja ma ei taha neid jäädagi sulle lugema, aga kui Chuck Norris, tema elutoas on karuvaip, see on karvane karuvaip, karunahk, aga karu ei ole surnud, vaid ta kardab liigutada. Saate aru, sõbrad? See on irooniline, ühest inimesest tehakse üle vindi keeratud kangelane ja tegelikult see on nii. Ühelt poolt see annab meile võimaluse kedagi imetleda ja lausa kummardada ja jumaldada. Meie tahaks olla ka nagu Chuck Norris. Hakid sibulat köögis, sibul nutab, mina ei nuta, ja nii edasi, nii edasi. Aga teate, kui me proovime neid selliseid asju järgi teha oma elus, siis üsna pea me avastame seda, et tegelikult elus läheb asi ikkagi teistmoodi natukene. Kui sa lähed kellegagi kaklema või konfliktidesse või mis iganes olukorrad sinu elus tulevad, siis tuleb aegu, kus sa kaotad ka.
tuleb hetki, kus sa näed seda, et see superkangelase imidž, see kuidagi vajub kokku, see ei pea paika, see ei kanna läbi meid elust. Nüüd, see on hämmastav, kuidas piibel loob kuvandi oma kangelastest. Tead, piiblis on ka kangelased. Näiteks Chuck Norrise võib olla siis selline, kuidas öelda, kolleeg piiblist, Simpson. Oli vägev mees ja jumala võidmine oli tema üle. Ja ta oli Chuck Norris ruudus mõne koha peal. Ütleb, et ta leidis ühe eesli lõualuu ja ta läks ja andis vilistidele tõesti peksa ja nii edasi. Aga me loeme sellest mehest Simpsonist. Ja võib-olla isegi, ma ei tea, kuidas on sinuga, aga minul on natukene kahju Simpsonist. Kui me loeme seda, kuidas ta lõpetas oma elu, ta ei lõpetanud oma elu võidulainel, vaid ta lõpetas teatud mõttes ikkagi väga haledalt, pimedana ja kaotajana. Ja ta suri koos vilistidega, ütleb. Tal olid nõrgad kohad tema elus. Tema nõrgas kohas olid naised. Ja kui sa loed tema elu, ta kaotas. Jah, kui jumala vägi tema üle, siis ta rebis kätki kõik köied ja mis ta kõik tegi. Aga oli üks nõrk koht tema elus ja need olid naised. Ja ta andis järele ühele naisele, kelle nimi oli Delila ja me loeme seda tema elu, kuidas ta lõpuks sai vangistatud filistide poolt, sest et ta reetis välja selle saladuse ja nii edasi. Ja kui me vaatame, kui me nüüd paneme selle kangelase kõrvale tänapäevast meile loodud kangelastega, siis me näeme seda, et jah, piibel ei varja oma kangelaste nõrkusi, möödapanekuid ja vahest kirjeldab neid isegi minu arust liiga detailselt, ma ei tea. Kui piibel ütleks, et Abraham pani metsa omadega ja puusse, mul oleks aitanud sellest. Aga ei, Jumal läheb kaugemale. Ta kirjeldab sellest, kuidas Abraham läks oma naise teenijaga voodisse ja sünnitas Iismaeli. Mul on häbi, kui ma loen oma usuisast sellist asja natukene. Ma ei tea, Abrahami imidž või kuidagi see kangelase imidž minu silmis kohe üsna mitu punkti langeb. See väga hull asi teha, ma ei tea, kuidas on mehed, et selliselt toimida. See ei ole just väga kangelasele omane. Kangelane on ikka usumees ja ta läheb üle nii, et astub oma vaenlaste peade peale ja ta on võitja alati. Aga näed, Abrahami ja Saara elus oli üks nõrkuse koht. Ja kuigi jah, Jumal nimetab teda meie esisaks ja mis veel, meie usuisaks. Kuulge nüüd hoolega. Usuisa. Me arvame vahest seda, et usumehed ja naised on sellised, kes alati usuvad ja kui nad on kantslis, nad usuvad ja nad kuulutavad usku ja nad palvetavad usus ja siis, kui nad koju lähevad, siis nad elutoas on ka nagu kummipall, põrkab lakke ja põrandale, nagu Turatseli jänest, tead, usku täis kogu aeg. Sõbrad, see on vale pilt. Isegi kõige suuremad usuinimesed, kõige suuremad jumala kangelased, nende elus on olnud hetki ja kohti, kus nad on langenud, kus nad on ebaõnnestunud. Taavet, Jumal ütleb tema kohta Apostlite tegude raamatus nii, et ta on mees minu meele järele. Jumal tõesti armastas teda ja ta Jumala poolehoidjal tema elus. Aga jälle, me loeme seda, et üks koht tema elus ta lihtsalt hakkas ennast tundma hästi kindlana kui kuningas. Ta ei hakanud enam lootma Jumalle, ja kui ta oli noorem, siis alati ta küsis, Jumal, kas ma pean minema sõtta? Ja Jumal ütles, mine ja ma annan vaenlased su kätte, ta läks ja ta sai. Aga üks hetk tuli tema elus, kus tema arvas nii. Ma olen juba nii võimas kuningas, et mina küll ei viitsi ennast sinna sõjatandrile lohistada. Ma naudin siin õhtu jahedust siin oma palee katusel ja teate, üks hea lause on olemas, et kurat annab tööd tühjadele või kätele, mis ei ole hõivatud millegagi. Ja täpselt nii juhtus Taavetiga. Ta kõnnib seal katusel ja ta näeb äkki ühte naist naabermaja katusel pesemas ennast. Ma olen alati mõtlenud, et huvitav, milline naine läheb katusele pesema. Me läheme vannituppa pesema, aga Batseba läks ennast katusele pesema. Ära kunagi mine katusele pesema. Väga huvitav lause. Ja te teate seda lugu, kuidas see läks. Taavet nägi seda naist seal ja nagu meestega ikka juhtub, kui ta ilusat naist näeb. Ja tal oli võim, meil on võib-olla see eelis, et meil ei ole võimu ja kõike. Me ei saa võtta, keda me tahame. Aga vaata, Taavetil
oli võim ja ta võis selle naise kutsuda ja ta magas temaga ja nii edasi ja nii edasi. Ja lõpptulemus oli see, et katta oma häbitegu. Ta pidi mõrvama selle naise mehe. Ta pidi võtma selle naise omale naiseks ja nii edasi. Abieluma temaga. Jälle, milline pime koht ühe mehe elus, kes võiks olla kangelane meie silmis. Noh, räägime Jeesuse jüngritest jälle. Kogu aeg nad vaidlesid teineteisega. Kes on suurem? Peetrus ütles, kuule, mina olen suurem, sest Jeesus ütles minu kohta nii. Johannes ütles, aga mina olen talle kõige lähemal. ja see, kogu aeg nad tülitsesid ja vaidlesid ja siis takka otsa nende ema tuleb üks päev sinna. Sebeduse pojaga ema tuleb Jeesuse juurde. Kuule, minu pojad võiks ikka olla sinu paremal ja vasakul käel. Kui sa loed seda lugu, vahest evangelistid on teinud selle palju ilusamaks, aga siuke kamp koos seal Jeesuse ümber jälle. Ei ole täiuslikud inimesed, kas ei ole? Ei ole täiuslikud inimesed. Eelia, võimas prohvet. Ühel päeval ta tuleb ja profeteerib. Kuningriik on pattu teinud ja kuningas Ahab 3,5 aastat ei saja vihma. Ja tead, tema profeteering lähebki täide. 3,5 aastat ei saja vihma. Oi, milline võimas profeteering, tead. Ja ta läheb karantiini kusagil sinna ühe jõe äärde ja Jumal varustab teda seal ja nii ja naa. Ja tead, üks päev ütleb Jumal talle, mine nüüd ja näita ennast Ahabile ja mine lõpeta see jama ära. Ja kui te teete, ühes päevas, nüüd kui me loeme sellest mehest, Eeliast, ühe päeva jooksul ta pöörab ümber Iisraeli rahva ebajumaluse kummardamise Jumala kummardamiseks. Ta pöörab rahva südame Jumala poole ühe päevaga. Tal ei pidanud olema ärkamise koosolekud, et inimesed saaks päästetud. Ta teeb seda ühe päevaga. Ta hävitab Baali prohvetit ja teenistuse tervest riigist. Ta palvetab, et hakkaks sadama vihma ja vihma hakkab sadama 3,5 aasta järele. Kujutate, 3,5 aasta poolt sadanud ja nüüd hakkab vihma sadama äkki. Tema palve peale, milline võimas palve. Ja siis takka otsa, kõige viimane ägedam asi veel. Ta jookseb kiiremani kui kuninga hobused. Jookseb kuningas Ahabele tee ristil ette. Tema sõitis hobustega, kuningas sõitis hobustega, aga Eelia jooksis. Vau, milline võimas kangelane, kas ei ole? Jälle me tahaks võtta selle kangelase ja panna kusagile sellise nagu Jumala staatusesse teda. Eelia, vau! Aga siis me loeme järgmisel päeval. Pärast kõiki neid imesid, neid kangelastegusid, neid vägevaid usutegusid, kirjutab kuningana talle ühe kirja, ütleb, et homme ma võtan sinu pea otsast maha, et sa tapsid minu prohvetid, Baali prohvetid. Ja teate, mis juhtub temaga? Ta langeb masendusse, sügavasse masendusse, ta jookseb minema. Sageli meie jookseme ka minema, kui me langeme masendusse. Läheme kuskile tuppa, paneme aknad kinni, istume seal. Ja Eelia jookseb ka minema kaugele kõigidest asjadest. Kus su usk nüüd oli, Eelia? Kus olid su vägevad teod, mida sa tegid eile? Et sa tapsid need Baali prohvetid ja tõid ühe suure võidu tervele kuningriigile. Ja nüüd üks naine kirjutab talle kirja ja ta on masenduses. Ja me loeme põhimõtteliselt, ta oli terve oma elu lõpuni selles. Ta ei tulnudki välja. Jumal pani tema asemele ühe teise prohveti. Vau! Sõbrad, me armastame ikkagi kuulda selliseid häid tunnistusi, kas ei ole. Kui sa tuled kogudusse, tahad kuulda ikkagi selliseid häid tunnistusi, et kui palju sai päästetud inimesi ja mida Jumal tegi ja kuidas ta vastas palvetele, aga me teeme piibli lahti ja me loome sealt lugusi inimestest, kes ühest küljest olid Jumala inimesed, keda Jumal kasutas, kes olid vägevad inimesed, aga teisest küljest me näeme nende läbikukkumisi. Ja teate, meil on üks küsimus. Mul on küll see küsimus, ma ei tea, kas teil on. Ja see küsimus on see, Jumal, miks sa paned need asjad piiblisse? Tead, kuidas vanas Egiptuses tehti? Kui Vaarao läks ja ta kaotas lahingu mingi teisele armeele, siis seda ei pandud kusagile kirja. See tehti olematuks. Seda ei kirjutatud ülesse. Pärast seda, kui Mooses põgenes ära maalt ja Mooses muutus negatiivseks kangelaseks Egiptuses.
kustutati tema nimi kõikidelt sammastelt ja kohtadelt, kus see oli kirjutatud. Sellepärast Egiptuse ajalugu ei räägi sellisest vägevast mehest, kui oli Mooses. Ja vaadake, sõbrad, me tahaksime ka sageli oma elus teha nii, et me tahaksime kuidagi need asjad, kus me mööda oleme pannud, kus me oleme ebaõnnestunud, kuidagi pühkida vaiba alla ja rääkida ikkagi, jätta ikka mulje, et me oleme need vägevad mehed, kes kogu aeg on kusagil tippus ja kellel kõik asjad lähevad korda ja kes kunagi ei eksi, kellel ei ole ühtegi nõrkust ega masendust ega halba päeva ega midagi. Teate, sõbrad, oleme reaalsed. Tuleme sellesse kohta ja tunnistame, et meie elus tulevad sellised ajad. Tulevad ajad, kus me langeme alla. Ja teate, kuidas seda nimetatakse? Seda nimetatakse inimlikkuseks. Me kõik oleme täna inimesed, me keegi ei ole jumalakesed. Ja sellepärast meil on sellised hetked ja ajad meie elus. Et me ei taha neid eriti kuulutada. Me tahame neid kuidagi peita. Ma mäletan seda, kui me olime eelmisel suvel Iisraelis meie draamateenistusega ja meid oli koos kuskil 75 inimest ja meil olid sellised koosolekud seal õhtuti ja siis iga meeskond, seal üle maailma meeskond ja Ameerikast, Kanadast, Aafrika mitmetest maadest, Venemaalt, Euroopast, igalt poolt. Ja iga õhtu tuli üks meeskond ülesse, kes siis näitas ühe lühikese videoklipi ja rääkis sellest, mida Jumal teeb, kui suuri asju Jumal tegi ja kui vägevad asjad. Ja siis üks tunnistus oli vägevam kui teine. Ühel mehel sai nii palju päästetud, oli nii palju draamasi, oli nii palju saavutusi ja tulemusi. Ja siis tuli teine, seal olid palju suuremad saavutused. Ja teate, need olid võidureportid, me võiksime öelda. Aga ühel hommikusöögil me olime koos seal ja ma istusin ühe meeskonna mehega seal koos ja tead, ta hakkab äkki rääkima, kuidas tal päriselt läheb. Kuidas tal päriselt läheb. Ja see oli Lõuna-Aafrikast see mees. Ja ta hakkas rääkima, kuidas nende perekond on surve all. Kuidas neil ei ole raha, sellepärast, et neid ei toeta mitte keegi. Ja ta pidi alustama ühe äri ja nüüd see äri ei lähe hästi ja siis see ei lähe hästi ja sellega on raskusi ja ta ütles, peale selle on füüsiline vägivald. Ta ütles, et ma ei julge lapsi saata kooli, sellepärast, et seal on nii palju kurjategijaid ja vägivalda ja kui ta hakkas neid lugusid rääkima, siis kuidagi tuli selline drastiline pilt, et õhtuti me räägime neid lugusi, kui vägev on Jumal ja kui vägevad asjad juhtuvad. Aga kuidagi neid reporte, kus juhtuvad asjad võib-olla mitte nii, nagu me tahaks, aga nad juhtuvad. Ja nad on. Me kuidagi neist ei räägi. Ma arvan seda, sõbrad, et Jumal ei ole mitte ainult võitjate Jumal. Jumal ei ole mitte edukate Jumal. Jumal ei ütle nii, ole edukas ja ole võitja ja ära kunagi eksi ja ära kunagi tee valesti ja ole alati tippus ja usus, siis ma olen su Jumal. Meil on vahest selline tunne, et Jumal ongi selliste Jumal. Ja kui sa päris sellel tasandile ei vasta ja standardile, siis sinuga ei ole midagi teha. Aga teate, mida Jeesus ütles Matteuse 12. peatükis, Salm 20? Ta ütles, rudjutud pilliroogu ta ei mura katki ja suitsevat tahti ta ei kustuta ära, kuni ta on õigluse seatud rajale. Psalm 68:6. Ta on vaestlaste isa ja lesknaise asjaajaja. Halleluuja. Sõbrad, me võiksime öelda, et Jumal on ka kaotajate Jumal. Jumal on ebaõnnestujate Jumal. Ta on nende Jumal, kes on katki murtud, kes on muserdatud, nagu pilliroog ta siin ütleb. Ta ei kustuta ära seda, mis on juba tegelikult ära kustunud, mis veel suitseb. Ta ei kustuta ära, ta ei lõpeta ära, ta ei ütle, sinuga ei ole midagi peale hakata, sa oled siuke luuser. Jumal on luuserite Jumal, kas sa tead seda? Võib-olla väga huvitav mõte täna hommikul siin netikogudusesse. Aga teate, me loeme jälle, ma rääkisin siin Jeesuse jüngritest, kõige suurem puusse panek, mida üldse Jeesuse jüngritel oli. Ma arvan, et väga vähesed meist oleme midagi teinud seda, mida tegi Peetrus.
Nüüd kujutate, kui Jeesus võeti kinni, et oli Kaifase majas ja Jeesus üle mõisteti kohut ja neil oli isegi silmside Jeesusega, räägib evangeelium. Ja kui tuleb üks teine tüdruk tema juurde seal lõkke ääres, ütleb, et Peetrus, või mis iganes sa oled. Sa oled Galilealane, sealt, kus Jeesuski on, ja su murregi vastab, sa olid temaga. Nii et kujuta ette, Peetrus ei julge tunnistada, et ta oli Jeesusega. Ma ei tea, kas keegi kunagi on olnud selles olukorras. Sa tead, et nüüd peaks kellegile tunnistama. Oled kellegagi koos kusagil, vestlus läheb sellesse kohta, kus nüüd peaks nagu, teate, kuidas Kristuse tunnistamine käib, eks ole. ABC. Klass 101 on see, et viia vestlus kuidagi sellesse kohta, et saaks minna üle evangeeliumi kuulutamise peale. Mulle väga meeldis, kuidas üks pastor kõneles, ta ütles, et ta reisib hästi palju ja ta rääkis palju sellest, kuidas ta kogu aeg igal pool kellegile tunnistab. Ta ütles, et kui ma lennukis olen kelle kõrval, ma hakkan kohe rääkima inimesega. Ma tahan kohe 4. lausega juba minna üle selle peale, et hakata rääkima talle Jumalast. Ja ta ütles, et ta alati õnnestub, see on väga lihtne. Aga ma ei tea, kas sul on kunagi olnud selline juhus, et sa oled kellegi võõraga koos ühes kohas ja see jutt on läinud selle kohta, kus nüüd peaks hakkama rääkima Jumalast ja sa kardad. Ja sa ei julge öelda, et mina olen ka usklik. Ma ei julge öelda seda. Ära tõsta oma kätt. Aga ma tean, et väga paljud meie seast, me oleme selles olukorras. Me ei julge tunnistada. Me kardame. Ja Peetrus salgas mitte ainult 1 kord, ta salgas 3 korda. No, mina ei tea, kui sina ja mina oleksime Jeesus, võib-olla me oleksime pärast oma ülestõusmist öelnud Peetrusele teistsuguse sõnumi. Oleks öelnud nii, et Peetrus, sa tegid ikka nii hullu asja, kuule. No, oleks sa, okei. Aga nüüd, kui sa sellise asja tegid, ma arvasin, et sinust tuleb ikka üks minu järglasi ja vägev Jumala mees, aga nüüd mitte, tead, enam ei saa sust asja. Vaata, kuidas Jeesus ütles Markuse evangeelium 16:7, kuidas ta ütles, pärast oma ülestõusmist, kui ta oli ilmunud seal ühtedele, ta ütles nii, minge ja öelge tema jüngritele, või õieti inglid ütlesid seda, jah, ja ka Peetrusele. Peetrus oli eriliselt välja toodud. Ka Peetrusele. Miks Jumal tõi eriliselt välja Peetruse, sest ta teadis, et Peetruse elus oli sellel hetkel üks must auk. Kujutad ette, kuidas ta võis tunda ennast, kui ta oli midagi sellist teinud. Selle surve tulemusel. Ta oli salanud ära Jeesust. Paar tundi ennem ta oli öelnud, ma tulen sinuga surma. Mis iganes, mina olen sinuga vangi, ükskõik kuhu. Ja nüüd ta salgab teda 3 korda, enne kui kukk laulab. Ja teate, mis on Jumala sõnum sellistele inimestele, mitte ainult Peetrusele, kes me oleme mööda pannud ja salanud ja paljud me päris nii hullust ei ole salanud, et me ütleksime, et ma ei tea üldse Jumalast midagi, ma ei taha midagi pistmist teha Jumalaga ja nii. Päris nii hullud ei ole kui Peetrus, aga Peetrus oli. Ja teate, mida Jumal tegi? Ta taastas teda. Ta tuli ja ta võttis selle pilliroo, mis oli muserdatud, katki murtud. Ta tõstis selle ülesse. Selle tahi, mis oli suitsemas, ta pani põlema uuesti. Jumal on selliste inimeste Jumal. Ja vaadake, sõbrad, kui meie elus on edu, siis sellega me saame hakkama vahest, eks ole? Kui sul on sinu hea töökoht ja kõik läheb hästi, me saame hakkama sellega. Aga kuidas on lugu kaotusega? Kui sa oled täna ühes mustas augus, ma ei tea, mis võib kellegi must auk olla, aga sa oled seal augus täna. Sa oled oma selle kõvera nii-öelda alumises servas, alumises põhjas. Kuidas me saame hakkama sellega, kui me seal oleme? Me oleme juba näinud seda, et Jumala sõnum sinule ei ole, kui sa sinna auku kukkusid, siis sinna sa jääd, sure seal. Ja me inimestena võime küll vahest teha üksteisele nii. Ja see on väga kahju. Me võime öelda nendele, kes on langenud ja omadega patus ja omadega probleemides ja me lükkame teda veel sügaval sinna. Sa oled ise süüdi, ole seal, on ju. See ei ole Jeesuse käekiri, tema iseloom. Vaid tema tahab meid tõsta välja august. Halleluuja. Meil on Jumal, kes tõstab meid välja august.
nüüd ma tahaksin natukene vaadata mõne inimese elust, nii palju kui meil aega on. Nüüd, kuidas siis saada hakkama eluga mustas augus ja kuidas sellest välja üldsegi tõusta? Kuidas me saame sealt välja üldse? Nüüd, esiteks me peame teadma, et nagu ma ütlesin, meie elu ei ole selline sirgjoon, edukuse sirgjoon sünnist kuni surmani, vaid vahepeal ikka kukub kuskil alla ja siis tuleb ülesse. Jällegi, see kõverik Jumala poolt on vahest meie elus kujundatud nii, et iga must auk on ajutine. Ma ütlesin sulle täna suure asja välja. Jäta see meelde, kirjuta see ülesse. See on ajutine. Kui sa täna oled muserdatud ja masenduses ja läbi ja lootusetu ja tahad käega lüüa, see on ajutine. See on ajutine. Vaata, kuidas Peetrus ütleb, 1. Peetruse 5:9. Ta ütleb, tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neid samu kannatusid täielikult taluda. 2. Korintuse 4:17 ta ütleb nii, sest see silmapilkne kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja rohke au. Nüüd pane tähele, see viletsus on silmapilkne ja kergne ja lühiajaline, aga selle madala augu asemel Jumal tõstab sind üles jälle. Halleluuja! Ta tahab sind tuua välja sealt, kus sa oled. Ta tahab sind tuua välja sinu aukudest, hukatuse aukudest, nagu ütleb meile psalmist. Taavet ütleb ka, eelmine kord ma tsiteerisin psalm 23 ja psalm 4 ta ütleb niiviisi, kui ma kõnniksin surmavari orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Eestikeelne tõlge on natukene selline ebaselge ajavormiliselt. Ta ütleb, kui ma kõnniksin surmavari orus. Nüüd, kui sa kõnnid mägistel maadel, siis mitte kunagi org ei kesta igavesti, vaid oru järele tuleb mis asi? Mägi! Halleluuja! Oru järele tuleb mägi, tuleb kõrgustik. Ja vaata, Taavet ütleb, täpne tõlge on, kui ma kõnniksin läbi surmavarju orust. See on ajutine, org sinu elus on ajutine. Taavet ütleb, ma ei karda. Ma ei karda kurja, kui sa täna oled võib-olla kartuses ja hirmus selle aja ees, mis on tänapäeval tulemas, mis on ees. Võib-olla ma tean, et see aeg mõjutab väga palju kõiki inimesi. See mõjutab kõiki, see mõjutab, ma täna just sõitsime siia, rääkisime seda, et kui see asi peaks kestma, kõik see karantiin, see peaks kestma pikemat aega, mis saab meie ettevõtjatest, meie majandusest, mis saab töölistest, ilmselt paljud vallandatakse, paljud ettevõtted lähevad pankrotti, paljud olukorrad lähevad, me ei oskagi öelda, kuhu nad lähevad täna. Aga teate, sõbrad, mul on teile täna head uudist. Kui sina usud Jumala sõna nii, nagu see on kirjutatud. Me vahest usume Jumala sõna nii, nagu Taavetile see käis. Ei, kas sa usud Jumala sõna nii, nagu on kirjutatud ja kas sa usud, et see kirjakoht ei ole mitte ainult Taavetile, vaid sinule. Kui sa usud seda nii, siis Piibel ütleb, et sa kõnnid läbi sellest orust. Sa lähed läbi nendest asjadest. Halleluuja! Jumal viib sind läbi nendest asjadest. Nüüd, Paulus kirjutab oma elust 2. Korintuse 11. peatükis. Ja see on ämmastav kirjakoht. Ma ei ole väga palju kuulnud sellest, et sellised rändjutlustajad, nagu oli Paulus tollel ajal apostel ja missionär, kes ta oli, ma ei ole kuulnud, et nemad räägiksid oma elu sellest poolest, millest Paulus räägib siin 2. Korintuse 11. peatükis, salm 17 edasi. Ja ta ütleb siin ka nii, ma kiitlen neist asjadest. Ma loen sulle siit lihtsalt edasi, ühe pikema lõigu. Mida ma nüüd räägin, seda ma ei räägi issanda nõu järgi, vaid otse kui rumaluses sellest kindlas arvamises, et mul on asja kiitlemiseks. Et ma tähele, ta kiitleb. Paulus hakkab nüüd uhkustama meie ees. Ja ta ütleb nii, kuna paljud kiitlevad liha poolest, siis kiitlen minagi. Ma ei tea, kas sul on ka vahest tulnud sellise eputamise, kiitlemise ja uhkeldamise tunne. Aga see, millest ta kiitleb, ei ole see, millest meie kiitleme. Me kiitleme saavutustest ja oma andekusest ja tublidusest ja kõigest sellest. Aga Paulus hakkab rääkima nii, ta ütleb,
Nemad on Kristuse teenija. Ma räägin pööraselt. Ma olen rohkem näinud vaeva, olen rohkem olnud vangis, olen palju rohkem saanud hoope, olen sagedasti olnud surmahädas. Juutide käest olen ma saanud 5 korda ühe hoobi vähem kui 40. 3 korda on mind vitstega pekstud. Vau, 8 korda. Ma lõin nüüd matemaatiliselt kokku, on Paulust saanud ihunuhtlust. 1 kord kividega visatud. 3 korda on laev põhja läinud terve öö ja päeva. Ma olen olnud mere sügavuses. Sagedasti olen ma oma teekondadel hädaohus, olnud jõgedel, hädas mõrtsukate käes, hädas oma rahva seas, hädas paganate keskel, hädas linnas, hädas kõrbes, hädas merel, hädas valevendade seas, töös ja vaevas, sagedasti valvamises, näljas jänus, sagedasti paastumises külmas ja alasti olekus. Peale muude asjade igapäevane rahva kokkuvool, mure kõigi koguduste eest. Kes on nõder ja mina ei peaks jääma nõdraks? Kes pahandab ja minu hing ei peaks süttima? Kui tuleb kiidelda, siis ma kiitlen oma nõtrusest. Hämmastav asi, kas ei ole, sõbrad? Nimekiri jätkub siin veel, sa võid seda hiljem lugeda. Aga jälle, kes kiitleb nendest asjadest meie elus, mis on läinud nii-öelda vasakule, mis on läinud halvasti? Mitte keegi. Aga Paulus kiitleb neist asjadest või õieti ta toob need asjad esile, et vaadake, ma tean, kuidas see tänapäeval on ka. Arvatakse nii, et no ühe jumala sulase, jumala sõna kuulutaja inimese elu on ikka väga lihtne. Ta lendab lennukitega hotellist hotelli, Mercedes on ukse ees, viiakse parimatesse restoranidesse, kõik läheb hästi. Ma olen kindel, et Paulusest arvati samamoodi. Mis sul viga, Paulus? Sa käid kogu aeg ja kuulutad seal ja oi, kõik on halleluja ja plaksutavad. Ja siin ta toob esile nagu kuidas tegelikult asi läheb tema elus. Ja millised olukorrad ja millised kaotused ja ebaõnnestumised, me võiksime öelda nii. Kas Paulus ei võiks öelda nii, Jumal, kus sa olid, kui need asjad mulle juhtusid? Aga ta ei räägi mitte sellepärast, et kuidagi Jumalat süüdistada või midagi, vaid ta räägib, sõbrad, et selline on lihtsalt elu. Ja need asjad tulevad meie ellu ja juhtuvad. Ma arvan, et kas siin on täna kedagi, kellele just kõik need asjad nii juhtuvad ja nii hullusti juhtuvad. Ma arvan, et Jumal annab meile sageli armu. Jumal ei anna meile rohkem kiusata, kui me suudame taluda, ütleb Piibel. Ja see on hea lohutus. Et Paulus suutis ilmselt hästi palju taluda. Selle teksti järgi me näeme. Ja Jumal muudkui laskis tal minna läbi neist asjadest. Aga me ei kiitla sellest, et me saime peksa. Ma ei ole kunagi kuulnud sellest, et keegi jutust oleks rääkinud. Me läksime kuskile ja me saime peksa. Ma mäletan, et ma kuulsin ühe Araabia pastori intervjuud, kel oli kogudusi seal Iisraelis, Araabia territooriumitel. Ja ta ütles, et neil on kogudus ka Gaza sektoris. Ja ta ütles, et Gazas on olukord selline, et ükskord me olime ühe vennaga Gazas ja teate, ta ütles, et Gazas on hea päev, kui sa peksa ei saa. Siis sa juba tänad Jumalat, Jumal, täna oli eriline päev, ma ei saanudki peksa. Vau, meenutab seda nimekirja. Aga me ei räägi nendest asjadest, sest see kuidagi selline negatiivne, see on selline, no näed, läksid ja said peksa hoopis. Läksid kuulutama evangeeliumit ja haiget tervendama ja inimesi tooma Kristuse juurde said hoopis peksa. No, mis tunnistus see siis on? Ei ole ju mingisugune tunnistus. Aga teate, sõbrad, mida Paulus oli õppinud? Ta oli õppinud ühe saladuse, mida meie väga sageli ei tea. Meie ei oska hinnata seda, mida Jumal on andnud ja mida ta on pannud nende raskuste talumisse meie elus. Rooma 5.3, Paulus avaldab meile selle saladuse. Ja ta ütleb nii, aga mitte üksnes sellest, vaid me kiitleme viletsustest. Teades, et viletsus saadab kannatlikkuse. Ma usun, et igaüks meist, meil on üks suur vajadus ja see on kannatlikkus. Me kõik oleme liiga kärsitud. Me kõik liiga kiiresti tahame teha valeid otsuseid, joosta minema, lüüa käega, nii. Meil kõigil on vaja kannatlikkust. Kannatlikkus on tugevus tegelikult.
See on üks tugevus, seesmine tugevus, kannatada, minna läbi, olla ustav, hoida kinni, kuni me näeme, mida Jumal teeb. Ja Paulus ütleb, et see, mis minus toimub, kui ma lähen vaat sellest jamast läbi kõigest, eks ole, mis ta siin üles luges, see teeb minus midagi. See kasvatab minu kannatlikkust. Halleluuja! See kasvatab minu kannatlikkust. Tead, kuidas me oleme vahest targemad kui Paulus? Ja me vahest vaatame iseennast ja vaatame, et me oleme ikka ühed väga kärsitud inimesed, eks ole. Ja teate, mis me teeme? Me hakkame palvetame nii. Jumal, anna meile kannatlikkust ja anna meile seda nüüd ja kohe. See ei ole hämmastav. Me tahame nüüd saada kannatlikkust. Aga kannatlikkus ongi see, et sa kannatlikult ootad, kuni Jumal sulle annab seda. Aga tegelikult Jumal on üks parem viis, kuidas seda kannatlikkust, seda tugevust meie sees tugevdada, teha meid tugevaks, see on see, ta laseb vahest sinu selle sirgjoone kukkuda alla. Nüüd pane tähele, kui sa loed seda Pauluse nimekirja, ta ei saanud kogu aeg peksa. Ta laev ei läinud kogu aeg põhja. Ta ei elanudki mere sügavuses ja nii edasi, vaid ta käis sellest läbi ja siis ta tuli jälle selle kena kõrgendiku peale. Halleluja. Amen. Raskus toodab head neile, kes raskustes jäävad püsima. Halleluja. Kui sa lähed läbi oma kiusatustest ja raskustest, siis see toodab head. Aga ma räägin sulle veel nüüd täna lõpuks ühest mehest, kellest kindlasti tahaks rääkida. Ja see on Hiob. Nüüd Hiob. Jälle, kui me toome selle kõveriku ette. Kõigepealt Piibel hakkab rääkima Hiobi raamatus 1.1 niivisi. Ta ütleb, Uusimaal oli mees Hiob nimi. See mees oli vaga ja õiglane. Ta kartis Jumalat ja hoidus kurjast. Temale sündis 7 poega, 3 tütart. Tema majas oli 7000 pudulojust, 3000 kaamelit, 500 paari härgi, 500 emaeeslit ja tal oli väga palju peret. See mees oli rikkaim kõigist hommikumaalastest. Ehk me loeme täna ühest mehest, kes on nii kõrgel tippus, et enam ei ole kusagile minna. Sest et ta on juba kõige rikkam mees. Ta on kõige rikkam mees. Kõige rikkam mees tavaliselt, me teame, kuidas inimesed, kellel on raha. Kellel on raha, sellel on sõpru, eks ole. On sõpru, sellepärast, et neil on raha. Võib-olla nad ise ei saa aru sellest, võib-olla nad arvavad, et nad on lihtsalt nii kenad ja head, et kõik armastavadki neid sellepärast. Hiobi loost me õpime seda, et kaota ainult raha ja vaata, mis juhtub. Ta oli õnnelik, sellest, et tal oli pere. No, kui sul on palju raha ja sul ei ole peret, ma arvan, et sul on väga palju õnnelikkusest puudu elus. Aga Hiobil oli suur pere. Tal olid tütred, kelle kohta ütleb Piibel, et temal olid kaunimad tütred kogu maal. Ma ei tea, kas on õnnistus või needus. Võib-olla siis käib neid kosilasi ümber maja. Pead neid jahipüssiga ära ajama. Aga selles suhtes, tal olid ilusad tütred, tal olid toredad pojad, aga teate, nagu ikka rikkurite lastel on läbi ajaloo juhtunud, on see, et nad teavad, et papal on rahakott hästi paks ja nad elavad selle kulul. Ja nagu 4. salm ütlebki, et tema pojad käisid ja pidasid pidusid üksteise kodades, igaüks omal päeval, siis sünnipäeval, nad läkitasid järele, kutsusid oma 3 õde sööma ja jooma. Ja siis räägib, et kui nad olid lõpetanud ühe ringi sünnipäevi, siis nad hakkasid peale teise ringiga. Ja see oli nende rikkuri laste elu. Elada mõttetut elu, lihtsalt raisata selle ära söömise ja joomisega ja pidudega. Mõne inimese elu unistus võiks see täna olla. Kui ma vaid saaksin pidost peole minna. Ära unista seda, see on elu raiskamine. Elu ei ole mitte peost peole minek, vaid elul on eesmärk. Ja need inimesed siin hävitasid oma elu. Nüüd veel tähtsam asi, mida me loeme Hiobist, oli see, et ta kartis Jumalat. Hiob oli mees, kes tundis Jumalat. Nüüd Hiobi raamat on kirjutatud tegelikult, ta on kirjutatud kusagil 1. Moosese raamatu sündmuste ajal seal. Ta on üks piibli vanemaid raamatuid tegelikult. Ja need sündmused, mis juhtusid, olid kindlasti enne Moosest, enne käsuseaduse andmist. Nüüd minul on see küsimus,
kuidas Hiob õppis tundma Jumalat? Aga piibel ütleb, et ta kaartis Jumalat, ta käis koos Jumalaga. Ta kaartis Jumalat, ta elas Jumal andis temast tunnistuse, ta ütles niiviisi saatanale, salm 8, kas oled pannud tähele mu sulast Hiobit, tema sarnast ei ole maa peal. Ta on vaga, õiglane, kardab Jumalat, hoidub kurjast. Vau! Jällegi me võiksime mõelda, perfecto! Me ometi leidsime täiusliku kangelase täna. Andis otsida, leidsime. Oota, lähme looga edasi. Ta tundis Jumalat ja ta kartis Jumalat. Ja selle tulemusel me loeme, et Jumal oli tema elu õnnistanud. Nüüd see, et ta oli saanud kõige rikkamaks meheks ja edukaks, oli selle tulemus, mida ta oli teinud. Nüüd salm 10 ütleb nii, kurat tuleb Jumala juurde ja ta ütleb Jumalale ühe etteheite Hiobi kohta. Või vastulause sellele, mida Jumal ütles, et vaata Hiobit, vaata, ta on vaga ja jumalakartlik. Ja kurat tuleb ja ütleb talle nii, eks sa ole teinud igast küljest aia või müüri ümber temale ja ta kojale ning kõigele, mis tal on, sa oled õnnistunud tema kätetööd ja ta kari on siginenud maal. Vau, nüüd pane tähele. Saatan reedab meile ühe suure saladuse siin. Pange nüüd hoolega tähele. Hingevaenlane ka vahest pruugib suud sealt, kus ei peaks pruukima suud. Aga see on meile kasuks. Ta ütleb nii, et Jumal oli Hiobile ja kõigele, mis tal oli, teinud ümber müüri ja see müür oli kaitsemüür tema elu ümber. Nagu me lugesime täna psalmi 91. Jumal kaitseb neid inimesi, kes temaga käivad ja kõnnivad, kes temale elavad. Ma ei julge täna öelda seda välja, ta kaitseb kõiki oma lapsi. Ma ei ole selles päris kindel, aga ma tean seda ja Jumala sõna valgusel me teeme selle kindlaks, et inimene, kes kardab Jumalat ja ta käib koos temaga, selle ümber on Jumal teinud kindlasti müüri kohe. See on väga sügav teema. Ei taha sinna sügavale minna, aga me teeme selle kindlaks, et saatan käis mööda maad ja luusis, nagu siin räägib, ja ta tahtis tulla Hiobit hävitama, aga ta ei saanud, sellepärast, et Hiobil oli müür ümber. Kujuta ette seda pilti vaimses sfääris. Sina elad ja teed oma tööd ja sul lähevad asjad hästi ja seal õnnestub asi ja kõige selle ümber ja sinu ümber on müür. Ja kurat käib, nagu ütleb Peetruse kiri, sinu ümber nagu möörga ja lõukoer ja ta ainult saab möörata. Ta ei saa midagi teha. Aga pane nüüd tähele, see on nüüd väga delikaatne teema ja ma tean, et paljud on sellel arvamisel ja teisel arvamisel. Mina võtan selle arvamise kokku nii, nagu me loeme piiblist ja see on võib-olla kõige parim seisukoht, mida mina oskan võtta, võib-olla sinu oma on parem, jää siis selle juurde. Ja see on see, sõbrad, et inimene, kes käib koos Jumalaga, ei ole selles mõttes immuune, et kurat ei saaks tulla midagi teha tema elus. Teate, kui Jumal oleks pannud Hiobile ümber müüri ja kurat oleks tulnud ja öeldud, tead, Jumal, sa oled teda kaitsnud ja näe, mitte keegi ei saa talle midagi teha ja mis tal viga seal. Siis Jumal oleks loonud Hiobi selliseks, kuidas ma ütleksin, robotiks teatud mõttes. Me oleme Jumala poolt lootud vaba tahtega ja valikuga olenditeks. Me võime valida head ja kurja. Me võime valida Jumala ja kuradi või oma enda tahtmise järgi käimise. Me võime. Aga nüüd, kui meie elu tabavad sellised raskused ja olukorrad, mis ei ole see nii-öelda see mägede tipp alati ja kui me vahest kukume sellesse auku, nagu Hiobiga nüüd juhtus, siis seda nimetatakse meie keeles ühe sõnaga ja see on kiusatus. Tegelikult see, millesse Hiob sattus, milleks kurat sai loa Hiobit tulla hävitama, seda nimetatakse kiusatuseks. Nüüd jällegi öeldakse, et Jumal ei kiusa kedagi ja Jumal on ikka selline ja ainult kurat teeb seda. Nüüd tegelikult läbi piibli lugedes, võttes kokku terve piibli, me näeme, et kiusatused tulevad 3 allikast. Esiteks, nagu siin, otse kuradist ja põrgust. Ja need on kurjad kiusatused. Need on kiusatused, mis tulevad hävitama sind. Teiseks on kiusatus, mida toob Jumal.
1. Mooses 22 me loeme, kuidas Jumal tuli ja ta testis Abrahami. Eesti keeles on seal tõlgitud Jumal kiusas Abrahami. No, mis iganes sa sõna sinna paned. Mõte on selles, et ta tahtis näha, mis on Abrahami sees. Ta ütles, Abraham, anna see poeg mulle, keda sa armastad. Mine ta ohverdada Mooria mäel. Ja teate, see oli test. Kuidas käitub Abraham? Iobile oli see lugu test. Kuidas käitub Iob selles olukorras? Iob vaenekene ei olnud lugenud mitte kunagi Jakobuse kirja 1. peatüki, kus ütleb nii, et Jumal ei kiusa kedagi kurjaga. Ja tõesti, Jumal ei kiusa sind kurjaga. Jumal ei hävita sinu peret. Ta ei hävita kõike, mis sul on ja sinu tervist ja nii edasi. Seda teeb alati kurat, see on selge. Aga sõbrad, vahet ei ole, kust allikast tuleb kiusatus. Kiusatuse eesmärk on ikka üks ja see sama. See on tuua esile sinu seest selle, mis sinu sees päriselt ja tegelikult on. Nüüd, mulle meeldib psalm 34:20. 34:20. Õiget tabab palju õnnetusi. Esimene pool võib-olla ei meeldi. Kes tahaks, et tabab palju õnnetusi? Aga Jehova tõmbab neist kõigist välja. Jehova tõmbab temaga neist kõigist välja. Nüüd, sõbrad, siin on üks imeline kirjakoht, mis ütleb, et isegi siis, kui sa oled õige, nagu oli Abraham, sinu elust tulevad teatud ajad, kus sind testitakse. Kui sa oled õige, nii nagu oli Iob, siis sinu ellu võivad tulla olukorrad, mis panevad sind proovile. Jakobus ütleb 1. peatükis ka nii, et meid kiusab meie liha. Nüüd kolmas asi, kolmas allikas, mis paneb meid ka proovile, on lihtsalt meie liha. See on kogu aeg meil kaasas, oled sa pannud tähele. Ükskõik, kus sa lähed, sul liha on sinuga kaasas. Sa ei saa lihtsalt vaimus minna kusagile, et liha jääb maha ja siis pole ühtegi kiusatust, pole ühtegi probleemi, liha ei ole lihtsalt. Ei, meid kiusab meie liha. Nii et, sõbrad, me ei hakka täna kaevama, et kus see koroonaviirus küll on tulnud. Vahest inimesed hakkavad uurima, et kas Jumal saatis karistuseks või on see kurat saatnud hävituseks või on see mingi muu põhjus, mis iganes. Me ei tea seda ja see ei ole see eesmärk, aga teate, sõbrad, kiusatused ja testid meie elus on need, mis panevad meid proovile, mis sulatavad meid kui kulda. Nüüd me loeme Iobi raamatut edasi, sa võid seda teha, me täna aja pärast ei jõua, aga me näeme seda, kuidas kurat tuli ja ta hävitas Iobi pere, kõik vara, mis tal oli. Kõik hävis. Ja siis teine peatükk hakkab peale sellega, et hävis ka mitte ainult tema varandus ja tema lapsed ja tema pere, vaid ka tema tervis. Teda tabas, me võiksime öelda, mingisugune tundmatu viirus, mingisugune haigus, millele ei ole diagnoosi. Ta lihtsalt hakkas elusalt mädanema, õude. Ja me loeme siin teine peatükk 8. salm, Iob võttis enesele potikillu, et sellega ennast kaapida, ta istus maas tuha sees. Nüüd kujuta ette seda olukorda. Mees, kes oli kõige kõrgemas tippus, kelle elu läks ainult hästi ja paremini ja super hästi ja nüüd ühel hetkel, ühes päevas juhtub temaga see, et ta on kukkunud sealt kõrgelt ülevalt alla tuha peale, ta mädaneb, ta haiseb ja ta on seal tuhas ja ta kraabib ennast potikilluga seda mäda ja mida tema keha eristab. Tahaks detaile kirjeldada, see võis olla kohutav pilt. Kõik tema sõbrad lasid jalga, Iobi 19:19. Siin ütleb nii, mind jälestavad kõik mu sõjamehed või sõbramehed ja need, keda ma armastasin, on pöördunud mu vastu. Vaat nii kaua kestab sõprus. Mis on näiline sõprus. Sellises olukorras sa saad teada, kes on päris sinu sõber ja kas sul neid üldse on. Ja nüüd, mis on veel kõige iroonilisem, 19. peatükk salm 16, isegi tema teener, kes oli tema teenija, siin ütleb piibel nii, ma hüüdsin oma sulast, aga ta ei vasta. Ja ma pean aluma, nagu mu suu võtab. Sulane, tule siia. Vaikus. Täitsa lõpp. Ma ei tea, kas, no ütleme nii, et enam sügavamale keegi langeda ei saa. Absoluutselt, see ei ole võimalik enam sügavamale langeda. No tegelikult on võimalik ja see juhtus Iobiga ka, sellepärast, et siis tulid tema
sõbrad külla. Sõbrad tulid külla. Nüüd kujuta ette seda valu, mis oli Hiobil. See ei olnud mitte ainult füüsiline, aga see oli ka mentaalne. Kujutad ette, sa olid respekteeritud ühiskonna tegelane. Sind kutsuti kõikidesse pidudesse ja kohtadesse terves riigis. Sinust kirjutasid ajalehed ja sa olid äge mees. Kõik kadestasid sind. Ja nüüd sa oled siin kõige madalamas kohas. Ja nüüd tulevad külla, asi läheb veel hullemaks, tulevad külla 3 tüüpi, kes ei hakka mitte lohutama teda ja siin ütleb, et nad tulid, et Hiobit lohutada, aga tegelikult nad tulid, et leida välja see põhjus, miks see kõik Hiobile juhtus, ehk teiste sõnadega, mis oli Hiobi patt. Ma arvan, et Hiob oli ise ka väga suures segaduses, miks see temale juhtus. Sest et ta ei olnud lugenud Hiobi raamatu 42. peatüki. Ta ei olnud veel lugenud. Tal oli väga suur valu, tal oli väga suur ahastus, tal oli segadus, tal oli teadmatus, tal oli hingeline stress täielik. Ja nüüd tuleb 3 tüüpi, kes ütleb, nii Hiob, hakkame nüüd vaatama, sa tegid valesti seda, ei seda ja teist ja kolmandat. Nüüd, kuidas see mõjub? Kuidas see mõjuks? See on nagu, olete kuulnud seda lauset, ma arvan, et ei ole vist, et kuidas on võimalik kustutada lõket või kuidas Chuck Norris kustutab lõket. Ta kustutab seda liitri bensiiniga. Ja täpselt samamoodi, et 3 venda tulevad ja nad tulevad kustutama tema lõket bensiiniga. Wow. Me võiksime öelda, et see mees oli väga sügavas augus. Ja nüüd teine peatükk salm 9, tema naine ütleb temale. Et Hiobi naine, kuule, ma olen mõelnud selle peale, kui kõigile tema lastele kukkus koda peale, katus peale ja nad said surma, huvitav, miks ta naisele katus pähe ei kukkunud. See oleks küll olnud paras. Sorry, andke andeks. Aga hea küll. Naine ütleb temale, kas sa veelgi hoiad kinni oma vagadusest? Sa pead sellest kinni. Nea Jumalat ja sure. Nüüd, ma usun, et Jumal hoidis seda naist elus sellepärast, et ta võiks selle lause öelda ja see on sattunud meile piiblisse ja me võime seda täna lugeda. Nüüd, siin Hiobi naine ilmutab meile ühte väga suurt asja meie elus, kui me langeme alla, mis on siis väga oluline meie elus. Ta ütleb, et nea Jumalat ja sure, ära hoia enam kinni oma vagadusest, teiste sõnadega. Et teate, kui me langeme sellesse kohta, kui me oleme selles testi kuumuses, siis tegelikult, mis meie surve, mis meie elu peal on see, hakka nüüd süüdistama Jumalat ja hakka süüdistama kõiki inimesi, kelle pärast see juhtus. Ja muutu kibedaks ja istu siin ja sure siia tuha peale ära Hiob. Kas ei olnud see sama, mida see naine tegelikult ütles? Ja vaadake, tegelikult, kui nüüd analüseerida seda olukorda, kas Jumal oli süüdi selles kõiges, mis juhtus? Noh, me võiksime öelda, et kaudselt ikka oli ka, sest et ta ju lubas kuradil tulla seda tegema. Ta andis loa, kui ta ei oleks andnud, midagi halba poleks talle juhtunud. Ja vaadake, meie elus on ka see sageli piisav. Jumal, miks sa lubasid? Jumal, miks sa lubasid meie elu neist asjadel tulla? Aga teate mida? Me hakkame, nagu ta ütles, nea Jumalat ja sure. Teiste sõnadega me lahutame ennast Jumalast sellega, et me hakkame teda süüdistama. Ja vaadake, paljud inimesed, kes satuvad sellistesse olukordadesse oma elus, nad surevadki sellesse. Nad kaovadki ära sellesse. Miks nad ei tule sellest välja? Nad hakkavad süüdistama Jumalat ja inimesi ja nad satuvad vihasse ja kibedusse ja hukkamõistmisse, mis tegelikult ongi hingevaenlase eesmärk sageli. Süüdistuses ja kibeduses elamine, sõbrad, see ongi surmaaugus elamine. Tule välja esiteks oma kibedusest, oma süüdistustest, siis Jumal tõstab sind sealt august välja ka. Amen. Aga Hiob ütleb talle, sinagi räägid nagu rumalad naised. Kas me peaks Jumalalt võtma ainult head, aga mitte kurja? Ja kõige selle juures ei teinud Hiob pattu. Nüüd, nagu ma ütlesin, Hiob ei olnud lugenud Jakobuse raamatu 1. peatükis 12. salmist edasi. Ta ei teadnud seda, et see kiusatus ei olnud mitte Jumalalt, vaid see oli kuradilt. Amen.
Sest Jumal ei kiusa kedagi kurjaga, vaid Jumal testib alati, nagu ta testis Abrahami. Amen. Ja sellel iseloomul on väga suur vahe tegelikult. Ja kui me loeme nüüd Hiobi raamatu lõppu, kui me loeme kõige selle pika arutelu, jätame vahele ja lähme sinna lõppu ja me näeme seda, kuidas Jumal tõmbas ta välja. See test ei kestnud kaua aega. See kestis võib-olla mõned nädalad, võib-olla kuu, võib-olla paar. Aga Hiob läks sellest läbi. Ja me loeme seda, kuidas ta tuli välja sellest. Ja teate, meie Jumalal on üks komme. Ja see on see, et kui sa lähed peapidi kusagile testi ja olukorda ja sa tuled sealt välja võitjana, siis Jumalal on komme anda meile elukrooni. Jakobuse kiri ütleb nii, elukrooni. Kroon tähendab ülendamist. Kroon on midagi, mis pannakse pähe, kui tõstetakse kedagi kõrgemasse positsiooni. Nüüd pane tähele. Kui Hiob tuli välja sellest testist, siis ta sai elukrooni. Ta sai mitu korda rohkem tagasi. Ta sai lapsed tagasi. Muidugi uued lapsed, ja mitte need. Aga ta sai kõik tagasi, mida ta oli kaotanud, ja seda mitmekordselt. Halleluuja. Amen. Nüüd pane tähele, kõik katsumused, mida me võime vaadata, kui inimesed lähevad nendest läbi, nad kannatavad need välja, tulevad teiselt poolt välja, nagu Abraham ka 1. Moose 22, võid seda ise lugeda pärast kodus. Jumal ütles Abrahamile pärast seda, kui ta oli valmis oma poega andma temale. Ta ütleb, Abraham, nüüd ma alles hakkan sind õnnistama. No, kui sa loed Abrahami elust sinnamaani, sa näed, et ta oli juba õnnistatud. Teda kardeti ja tema ees väriseti, ta oli mõjukas inimene, vürst. Ja Jumal ütleb, Abraham, sa ei ole veel midagi näinud. Aga sõbrad, me peame minema nendest testidest läbi ja tulema välja nendest asjadest. Ja teate, Jumala tõotus on see, ta tõmbab meid meie mustadest aukudest välja. Kas oled sa sinna sattunud oma rumaluse pärast või mis iganes pärast? Jumal on keegi, kes tõmbab meid välja. Halleluuja. Amen. Jumal tõmbab meid välja. Sõbrad, ma tahan lõpus teie üle palvetada. Võib-olla sa oled ka täna ühes augus. Võib-olla sa oled ühes pimeduses, teadmatuses, kiusatuses. Võib-olla sa oled kiusatuses nii, et sa isegi ei tea, et sa oled kiusatuses. Ega me ei tea alati, et me oleme kiusatuses. Abraham, kui ta pidi oma poega viima Jumalale, ta ei teadnud, et see on kiusatus. Ta arvas, et see ongi päris. Ja vahest meie elus on mingi olukord ja me ei tea, miks see on. Ja ma kuidagi tunnen, et siin on inimesi, kellel on selline olukord praegu elus, sa ei tea, miks see on sinu elus. Tõuseme, kui sa iganes oled seal. Ja me oleme harjunud, ütleme koguduses, tõuske püsti, aga lihtsalt ole nüüd Jumala ees üks hetk. Ja ma tahan sinu üle palvetada praegu. Kui sa tunned ennast nii nagu see, mida ma täna rääkisin. Võib-olla see ei olnud väga selline ülesehitav jutlus. Võib-olla see oli nagu reaalsuse esitamine rohkem, millest me läbi võime minna oma elus. Aga tead, Jumal on ustav. Ja me palvetame praegu ühes koos. Seda Jumalat, kes on ustav. Oleme praegu ühel nõul. Kallis Jumal, me täname sind täna. Et koos nende inimeste, kes täna on vaadanud seda ülekannet siit Türi kogudusest. Kui sa oled kõnetanud, kui sa oled kellegile maalinud selle pildi nende silmade ette, nende olukorras selle sõnumi kaudu. Ja nad ütlevad, ma olen siin. Ma olen täna just see, kes olen kaotaja. Olen luuser. Olen põruja. Jumal, ma tänan, sa oled nende Jumal ja ma palun sind, kallis püha vaim, et just seal, kus need inimesed on, siruta sinna. Võib-olla nad on üksinda seal oma pimedas toas ja mõtled, et saaks ma kusagile ära kaduda. Nagu Eelia ütles, et võta mu hing. Jumal, ma palun täna neid inimesi, kelle peas on sünged mõtted. Ka võib-olla selle olukorra pärast, mis täna maailmas on. Lootusetuse mõtted. Jumal, ma tänan sind, et sa julgustad püha vaimu läbi neid inimesi. Ma tänan, et sa tood lootust. Ma tänan, et sa tood usku. Ma tänan, et sa, kui on ka vaja, tood meid sellesse kohta, kus sa näitad seda, mida me peame muutma. Võib-olla meelt parandama. Võib-olla mõningaid asju korraldama ja tegema teistmoodi oma elus. Isa, ma tänan sind, et sa oled meie Jumal. Sa oled võitjate Jumal, sa oled kaotajate Jumal. Sa oled kõige Jumal. Sa oled Jumal, kes laseb meid vahest minna läbi proovidest, testidest.
aga sa tood meid välja võidukana. Isa, ma palun, et me võiksime hoida sinust kinni, mis iganes meie olukord praegu ei ole. Tänu sulle, Jumal, et me täna oleme võinud sinu sõna juures olla. Täname sind sinu headuse ja vägevus eest, Isa Jeesuse nimel. Amen. Olge julgustatud, armsad sõbrad. Kahju, et ei saa teid füüsiliselt näha. Aga võime üksteist julgustada. Kui sa oled võib-olla kodus, võib-olla sul ei ole võimalust täna kusagile minna kogudusse ja nagu enamus Eestimaa kogudusi on kolinud interneti ära. Aga tead, Jumal on seal, kus sa oled. Võib-olla helista kellegile. Me saame helistada. Me saame suhelda sotsiaalmeedias. Ja olge õnnistatud. Jumal teeb alati häid asju teie elus. Nii et lõpetame siit ülekande täna ja siis näeme järgmisel pühapäeval. Meil on külalised Inglismaalt, kes pääsesid veel läbi Poola piiriblokaadist viimasel hetkel. Ja ma usun, et kui Jumal neid laskis tulla läbi sellest, siis neil on midagi öelda. Stuart ja Jane Chambers on meie keskel, siis järgmisel keskel. Kuidagi need väljendused tulevad nagu koosolekul oleks. Ja. Aga see ei tähenda, kas meil ei ole otseühendust teiega, me ikka saame olla koos teiega. Jumal õnnistagu teid. Amen.